kuninga kübar. Peale jõledat rahmeldamist apteegis tundub mulle see laisa elu rakkes päris konti mööda ja kui ma pärast jõulupühi hakkan pilku heitma kaugemale, siis ei tule see mitte igavusest ega tülpimusest vanemate kodus, vaid hoopis teisel põhjusel. Mu kõrvu hakkavad kostma hääled, mis mulle põrmugi ei meeldi. No ja, Miku uus peremees räägib küll, et tema poeg Andres olevat apteeker, aga see vist küll on ainult tühi kiitlemine. Mis apteeker ta on, kui vedeleb vanemate talusega tõsta lillegi lille peale? Nii palju kui nemad teavad, on apteekrid apteekides, aga mitte taludes priileiva sööjateks. Aga kas naabreil polegi osalt õigus? Võtan siis kätte ning kirjutan sinna ja tänna, kas pole kuskil vaba kohta minusuguse isanda jaoks. Ja juba jaanuari algupoolel 1906 saan Narvast Joaoru apteekrilt Biedermannilt kirja. Astugu platsi, kui ma olen see kohane mees. Sõidan Narva, linn on võõras ja võigas. Esimene mulje on niivõrd masendav, et pea hakkab ringlema ja nutt kipub peale. Peremees Biedermann, kes muuseas ei mõista sõnagi õiget eesti keelt, kangekaelselt nimetab end kurländeriks ning kuidagi ei tihka tunnistada, et ta on täisverd lätlane. Apteegiruumid on armetud, kui neid võrrelda Tartu Hirschfeldi eeskujuliku apteegiga. Noorem õpilane Tallinna mees Kukke on suur elu- ja koogumees, kes vaatab elu peale üksnes lõbusast küljest. Mitmeti ta meenutab mulle minu endist koolivenda Joosep Tootsi. Aga pole aega siin pikemalt kirjeldada tema vempe ja minu endagi väikesi elamusi. Võiks öelda vaid nii palju, et just samale Kukkele ma võlgnen tänu, et juba esimesel nädalal ei lase Narvast jalga. Narva apteegi kodukord siiski erineb Tartu omast selle paremusega, et siin meil on märksa rohkem vaba aega. 2 päeva tööd, 3 vaba. See muidugi on suur pluss. Aga mis ma hakkan peale selle vabadusega, kui mul kogu linnas pole ühtki tuttavat? Kui mulle selline 3 päev oleks antud Tartus, milline tore põli oleks mul siis olnud? Teine asi on sel puhul, kui mõni selline puhkepäev langeb pühapäeva peale. Siis ma vähemalt õhtulgi lähen Võitleja teatrisse ja vaatan, kuidas seal mõnikord veeretatakse üle lava üsna kaalukaid tükke. Nii on mul säilinud meeles Lermontovi Maskeraad, paar Minna Kanti näidendit ja veel midagi, kas Plaum. Sample complete. Ready to continue?